Head televaatajad, alustame Ela hästi saatega. Mina olen Liisa Indre. Tänases saates kokan ma riisi, mis tegelikult ei olegi riis, kaunitari Simona Tättega. Praegu aga vaatame, mida tehakse Eesti vastutustundlikumas tööstuspargis. Tallinnast mitte kuigi kaugel Paldiskis asub üks uuenduslik ettevõte. See on Pakri teadus- ja tööstuspark ja minuga koos on siin täna selle tööstuspargi visionäärist tegevjuht üks asutaja. Tere, Enn Laansa juunior. Tervist. Enn, mis plaan selle Pakriga on? Plaanid on väga lihtsad. Kõigepealt visioneerida ja siis realiseerida. Toodame ise taastuvenergiat oma klientidele ja ideaalne on see, kui me suudame siia võimalikult palju rohetehnoloogia ettevõtteid meelitada. Siin on üks megasuur äge päikesepaneelide park. Sa ütlesid mega, see on küll õige, et ta on 1 mega suurune. Ta võiks olla üks väiksema keskkonna jalajäljega rajatud park. Vaat see keskkonna jalajälg ja rohelised teemad tundub, et on sinuga kaasas käinud. Kust kohast sa tunnen, et sinuga haakuma hakkasid, sa tahtsid ettevõtjana samamoodi siis hakata leidma lahendust ja väljundit just selle teema koha pealt? Mul oli teises ülikoolis, kui ma käisin Chicagos ja kus oli võimalus erinevate pilvelõhkujate keskel kõndida, siis ühelt poolt naeratada, et on olemas nii kõrgeid hooneid. Siis juba see oli umbes tänasest 15+ aasta tagasi. Pandi väga palju rõhku energiatõhususele. Ja see avas märkimisväärselt silmaringi. Tõi siis, ma arvan, sellise esimese tõsiselt võetava tõuke siis sellesse energiatõhususe või rohelise või siis täna juba nimetame vastutustundlikusse maailmasse. Et sa hakkasid siis mõtlema, et mismoodi sa elad ja mis jälje sa jätad oma tegevusega või? Ma ausalt öeldes siis ma ei osanud seda hinnata. Siis see pigem oli praktiline, et tulles peale õpinguid tagasi kodumaale, siis oli küsimus, et mida siis edasi teha. Sai võetud üks väga suur ambitsioon ette, kus me siis täna osaliselt oleme. Ja seda siis, kuidas realiseerida, turustada ja siis tuli automaatselt kõik see roheline või rohelisel panustamine tuli mängu. Ma pikalt ei teadnud, et ma tegelen vastutustundliku ettevõtlusega. Tunnistan ausalt, et siis, kui me alustasime indeksi taotlemisega, siis ma sain aru kõigepealt, mis see siis reaalselt sisust vastutustundlik ettevõtlus on. Nüüd edaspidi iga väiksema või suurema sammu juures ma mõtlen selle peale. Kui me vaatame, mida me siin Pakris näiteks teeme, alati tahad vindi üle keerata, et hetkel väga lihtne on ju päikesparki rajada. On või? See tundub päris suur, ma arvan, et see on üks kõva ettevõtmine. No, võtad õiged ehitajad, siis see on lihtne, aga ka seda saab üle vindi keerata. Kõik see pinnas, mis siin all oli, liikus meie ühte aianurka ja see pinnas, mis siia alla toodi, liikus ühest aianurgast siia. Ehk me kulutasime võimalikult vähe transpordile ressurssi. Või kui me vaatame, mille peal me seisame taaskasutatud kunstmuru peal. Tavaliselt ehitatakse, pannakse siia tekstiil, tuuakse paarikümne kilomeetri kaugusel, oleks siia toodud mingi 300 autot kruusa veel peale, et tagada, et ta ei hakkaks läbi kasvama. Tulime lahenduse peale, mis oli soodsam, mis on rohkem südamele lähedasem ehk vastutustundlikum ja kokkuvõttes hoiab ka hoolduskulusid kokku. Sinu üks eesmärk oli, visioon oli siis see, et tuua siia Pakrisse kokku võimalikult palju toredaid roheettevõtteid. Millised või kes nad võiksid olla? See visioon tegelikult igapäevaselt realiseerub. Meil on täna juba 22 tootmisklienti. Meil praegu seab sisse Hiiumaalt korjatud mudast mahekosmeetika tegemine. See ei ole ka otseselt rohetehnoloogia, aga see on valdkond, kes meile järjest rohkem on ka tee leidnud. Või päikese-õhkküttepaneelide tootmine. Päikese-õhkkütte, mis see siis on? See on sisuliselt sul seina peal must boks, mis siis päikese poolt soojendatakse ülesse ja siis juhitakse sealt välisõhk läbi ja tuuakse soojendatud õhk tuppa. Väga lihtne. Nutikas. Eestis tehtud toode ja väga äge. Selle peale tuli päike välja? Selle peale tuli päike välja. Silm jookseb vett kohe. Ju siis oli väga hea toode ka. Kas maailmas sellised rohelise vaatega teadus, tööstuspargid
on tavalised? Sina, kes sa oled nüüd elanud, siis õppinud USA-s ja maailmas reisinud. Me oleme tegutsenud Pakris 12 aastat või 12 aasta jookseb. 6 aastat tagasi siis oli näha, et väga paljud juba mõtlevad ja juba osad ka tegutsevad. Täna võib-olla see on niisugune peatselt uus nagu normaalsus. Kas sa ütleksid, et ettevõtlus üleüldiselt liigubki sellise targa, rohelise ja vastutustundliku suuna poole, kus ettevõte on ühiskonnas partner, mitte niivõrd ainult eraldiseisev äriüksus? Kui üks klient reaalselt ütleb, et kuule, ma tahan sellest osa olla, olgugi, et see on ainult üks päikesepark või ta kolib räämusruumi või visioonist oleme veel ühes või teises hoones veel kaugel. Aga ta näeb, ta usub sellesse ja ta tahab sellest osa saada. Et see on kõige suurem tunnustus. Seda küll, jah. Ma arvan, et ma ei tee seda nii palju võib-olla nende pärast, vaid pigem egoistlikult enda pärast. Et mul oleks fun. See on kõige ägedam. Jah, et ma ei suuda seda kõike realiseerida, kui see oleks lihtsalt kellegi teise jaoks. Paratamatult peab olema eeskätt enda ettevõtte ja enda meeskonna, keda kõik see peab nagu sütitama ja tänaste ja tulevaste investorite jaoks. Kus kohast see idee tuli, et kutsuda Eestisse Pakrisse Teslat? See oli 2 nagu muutujat, et meil... Oota, sul endal on Tesla või? Ei ole kahjuks. Aga Elmo on, eks ju? Elmo on, ja Elmo on. Mitte Elmo kiirlaadjad, aga Elmo rendiettevõte, ehk siis elektriautod. Aga see oli 2 nagu muutujat, et üks muutuja või üks siis nii-öelda faktor, mis kaasa mängis, oli see, et juhtumisi toimus Euroopas erinevates riikide poolt selline isealgatuslik Tesla tähelepanu võitmine. Ehk siis Tesla oli öelnud, et ta tahab Euroopasse gigafactorit avada ja siis kõik erinevad riigid hakkasid ühe või teise videoga, pakkumisega tema tähelepanu võitma. See teine tõuge ongi see, et tegelikult me oleme ka nimekamate ettevõtete tähelepanu varem võitnud, kes on ka koha peal käinud, kes on tagasisidet jaganud, et kuulge, et see, mida te siin teete, on väga unikaalne, väga hea. Kes siin niimoodi käinud siis öelnud? Näiteks Google. See oleks nii äge, kui me oleks siin Google ju. Ta oleks äge. Puhtalt isegi tööandjana, sellepärast, et nad on ju ühed maailma ägedamad tööandjad. Ma jah, ei oska öelda, et mida... Nagu selle keskkonna poole pealt, neil on igasugused lounge'id ja mängutoad ja ütleme, see on ka kindlasti, mis neid, ma arvan, kõnetas, et... Külmkapid on kogu aeg täis. Ja mida täpselt? Taimetoitu ja... Taimetoitu, jah. Tahaksime õudselt näha, kui meil oleks siin väike kanakasvatus, ühes nurgas kasvatatakse ka näiteks toitu, mis siis otse liigub nagu nende töötajate laua peale, ehk sisuliselt, kui tootmisettevõtte töötajal on, kas ta on nüüd, sõltuvad tootmisliinist, aga iga tund peab mõned 5 või 10 minutit või 15 minutit puhkama, siis on väga tähtis, kuidas ta seda aega sisustab. Kas ta läheb suitsunurka ja vaatab oma telefoni või ta käib pargis ringi, mängib kanadega. No see võib olla täna nagu tunduda naljakana, aga tegelikult on see uus normaalsus. Sa ehitad kogukonda. Jah, seda me teeme. Mis on päris äge uus normaalsus, kui sa mõtled ettevõtluse peale. Ja seal on ka reaalsed rahanumbrid, kui me ei saa seda unustada, et kui see sama töötaja tuleb tagasi tööle, ta on motiveeritum, ta on produktiivsem ja tegelikult siis meie ettevõte on kasumlikum. Päikesepark toodab elektrit keskpäeval suvel, aga tavaliselt siis on meie klientidel kõige vähem seda elektrit vaja. Meie maksimaalne hind on võrguhind ehk eesmärk on seda teha veelgi odavamalt. Eeskujuliku ettevõtjana sõidad sa ka elektriautoga vist siis, jah? Ja tegeled Elmo rendiga? Jah. Mis sa selle endale südameseks võtsid? Aktiivse inimesena on vaja, ambitsioone realiseerida ka sellise alustava ettevõttega. Jagamine on väga tõusev trend. Ehk siis auto kui ressursi ja selle jagamine. Elektriauto ülalpidamiskulu on kordades madalam kui näiteks bensiiniauto ülalpidamiskulu. Küll täna veel on nõrkuseks väga suur ostuhind, aga kui see muutub mõistlikuks, siis miks ma pean ostma bensiiniauto? Palju see rent siis tavalisele inimesele, kes mõtleb, et kas ma ostan või siis äkki lihtsalt võtangi kuupõhiselt endale elektriauto?
Elmo rent eeskätt fokusseerib lühirendile ehk meil on võimalus või sinul on võimalus alates poolest tunnist autot rentida. Väiksemal autol 2 eurot pool tundi, suuremal autol 3 eurot pool tundi. Ehk see tegelikult on soodsam kui takso ja kui sa sõidad vähemalt 2 siis ta soodsam kui ühistransport. Kus need punktid on siis, kus kohast saab endale haarata ühe elektriauto? Viru keskus on meie kõige populaarsem punkt, Tallinna Teaduspark Tehnopolis on punkt, Flora majas, Ülemiste keskuses, Lasnamäel, Sadamas, bussijaamas, Balti jaamas. Nii äge! Eestlane on küll, ütleme, auto oma ja tüüp, et mul peab olema auto. Oma auto? Oma auto. Meie Elmo rendis võtame autot kui ressursina. Sinul on isiklik auto, sa kasutad seda 4% ajast. See tähendab seda, et sa kasutad 1 tund päevas. Pluss parkimine? Ei, no ma ei räägi kuludest, ma räägin sellest 1 tund päevas. 23 tundi see auto seisab sul kuskil. Meie suudame seda ühte autot kasutada vähemalt 8 tundi. Seda ressurssi me kasutame 8 korda efektiivsemalt. Oota, Ken, räägi mulle seda, et mis valikuid sa siis nagu ise oma personaalelus teed? No näiteks, kui on sünnipäev, laste sünnipäev, siis sul on metsikult mänguasju. Ja me olemegi jõudnud täna selleni, et mänguasja asemel siis komplekteeritakse mingi ühe väärtusliku asja jaoks või emotsioone. Absoluutselt, kogemusi. Aitäh, Henn, et sa tutvustasid Eesti esimest vastutustundlikku tööstusparki. Aitäh tulemast. Ja siit Pakrist lähme meie nüüd ühe kaunitariga tegema riisi, mis ei ole tegelikult üldse riis. Täna meisterdame köögis riisi, mis tegelikult ei olegi riis. Minuga on siin kaunitar, modellkunstnik ja 3 lapse ema Simona ja minu sõbranna ühtlasi. Peaaegu naabrid, eks ju? Ja. Ja me hakkame tegema ühte taimset rooga, mille sa oled ise läbi teinud ja see on selline vürtsikas, kergelt mehikupärane vist, eks ju? Väga kerge, tervislik taimetoit, mida on hästi kiiresti võimalik valmistada. Aga alustamegi siis sellega, et teeme selle lillkapsa riisiks ära, eks ju, et mis selleks teha tuleb? Sina tee, näita, mis peab tegema? Tuleb võtta üks mõnus ilus värske lillkapsas ja eemaldada need isikud on ju. See lillkapsas riivitakse niimoodi ära ja siis ta sarnaneb natukene riisile seal pannil ja sellepärast teda kutsutakse lillkapsa riisiks. Vaata, kui äge see on. No on ju, see on aju. Üsa aju ja ajutoit. Ja ma nägin ükskord internetis liikus hästi kihvt pilt juurviljadest, et mis juurvili mingisuguse organiga kokku sobib ja siis oli, et tomat oli süda, lillkapsas oligi aju ja kreeka pähkel oli aju ja varsel on luud. Ja see tähendab mitte ainult sobivust, vaid see tähendab, et ta ka toidab neid mingil määral, on ju. Okei, põhimõtteliselt sellest meile peaks vist sobima, jah? Jah, meile küll, sellise panniga. Väga hea. Aga ma panen juba siis siin panni panen hakkama. Jaa, väike õli. Nii, sa võid küüslaugud ette valmistada. Selle? Jaan on täiega siis selline muusikainimene. Kas sa ise ka mõnikord mussi teed või? See jääb enamasti koduseinte vahele. Või siis hästi heas tujus, ma olen väljaspool ka. Aga jah, sellist esinemist ma ei tee. Minu hääl on küll salvestatud mõnele Jaani loole, millest ühest loost, mille loo nimi on Kandlelugu 2, kui ma ei eksi. Sellest sai hiljuti valmis üks remix ja seal seda häält on kusjuures võimendatud. Nii et ja ma annan selle kuulda pärast. Anna? Kõik algab on ju tavaliselt. Kõik algab sibula praadimisest. Jah. See on see suurepärane sooja köögilõhn. Tuled koju, pann tööle, sibul peale, söögi tegemise lõhn. Ja kõik ütlevad, mis sul nii hästi lõhnab. Ma lihtsalt praen sibulat ja küüslauku. Ma olen nii hea kokk. Mis toite sulle siis endale meeldib valmistada? Või mis on need, mis on nagu sinu toidud täiesti? Ma naljaga kutsun neid naiste toitudeks. Et need on enamasti ilma kartulita ja ilma nisuta. Jah, sa oled gluteenivaba? Ei. Aga siis, kui saad või? Jah. Ja toimetan nii, nagu isu on. Siis kui sibul on klaaseks näinud, siis paneme selle, mitu küünekest sa tegid, paneme küüslauku. Ma tegin ühe suure küüne. Kas teen veel? Tee veel, palun. Sa võta juba siis need ja ma jätkan. Siis on meil vaja ingver ette valmistada. Sinu teema hoopiski alati on olnud naiselikud teemad ja praegu ka sul on üks naiselik teema, kus
jah, ma olen leidnud ennast naiste maailmast sellisel moel, et mulle on saanud oluliseks naiste toetamine sünnitusjärgsel perioodil. No see kõik kasvas välja tegelikult raseduse ja lapse ootuse teemadest, aga siis ma nägin, et kus mina olen rohkem vajalik ja kus ma saan päriselt rohkem panustada, on sünnitusjärgne aeg, mis on üks õrnemaid aegu üldse naise elus. Kui meil on põhi valmis, siis me paneme sinna peale lillkapsa aga enne seda sinna võiks veel lisada tomaati ja paprika oleks vaja puhastada. Palun su abi. Jah, ma teen. Sünnitusjärgse hoolitsusega, mis see täpselt on, mida sa teed või mis sind nagu huvitab selle poole pealt? Mis seal vaja teha on üldse? Loomulikult iga sünnitanud naine vajab tähelepanu, hoolitsust ja abi. Sa ei peaks midagi muud tegema peale selle, et sa lihtsalt puhkad ja oled lapsega. Ja see on, sest see on tohutu suur töö iseenesest juba. Sul õnnestus niimoodi olla? Mingil määral, jaa. Mitte niimoodi täis lõpuni välja, nagu ma seda ideaalis kujutan ette, et ma ei ole osanud ka küsida ja põhiline on, sa võid isegi küsida. Võib-olla tulevad isegi inimesed appi, ütlevad, kuule, ma tahan sind aidata, ma teen seda ja iseenesest tulevad võib-olla emad ja ämmad ja vanemad tulevad appi, aga see stopp võib tulla sealt, et mingi hetk naine lihtsalt ei lase sellel juhtuda, ta ütleb, et ma teen ise. Ei julge lubada ennast aidata, see on see, kus võiks ennast nii palju hakata armastama ja lubada, et ma ei tee täna kõike, ma ei pea pesema seda, ma ei pea seda koristama ja väga raske on, kui sa oled harjunud ise hakkama saama, siis äkitselt loobuda sellest kõigest. Ammustel aegadel tegelikult naised hoolitsesid üksteise eest igal pool niimoodi, sest see on kõige arhailisem tegevus sünnitada last ja loomulikult kõik teadsid, et peale seda tuleb toetada naist, et ta saaks taastuda korralikult. Nii et need protseduurid, mida me teeme, nad on väga iidsed mingil määral, aga nad on toodud tänapäevasesse vormi üle. Me teeme taimetõmmiseid, ravivanne, me teeme massaaži õliga ja taimekompressidega ja lõpuks seda kõige kroonim nendes kõikides hoolitsuste valikus on selline asi, mida me kutsume eesti keeles kookonhoolitsus. See sarnaneb välimuselt kookonile, naine pannakse ühte kookonisse, kus on hästi hoitud ja selline rahulik tunne. Ja siis kas ta on mingite juba nende tõmmiste õlidega siis sisse määritud või? Ja enne seda on ta väljast ja seest soojendatud joogiga ja hoolitsetud õrnuse ja hellapuudutusega. Natuke vürske ööme, siis me võiks seda tšillit prepareerida. Nii, nüüd on aeg seda lillkapsast panna. Okay. Nüüd siis vaiksel tulel seda niimoodi hautatakse, et tal on siin tomad aga põhimõtteliselt ta jääb nagu krõbedaks, seda siis pehmeks ei lähe? Läheb, aga asi ongi selles, et lillkapsas võtab nii vähe aega, et seda küpseks saada. Teda ei ole vaja liiga kaua kuumutada, las jääb krõmpsuks, et tahad äkki kuulda. Nii, jah. See traditsioon on endiselt elus, seda praktiseeritakse veel Mehhikos, kust see ka algupärast meieni jõudis. Mis on hästi tähtis selle asja juures, et see tegelikult ei ole ainult sünnitanud naistele, see protseduur sobib ükskõik kellele, meestele, vanaemadele, vanaisadele ja lastele. Mis ta teeb, see on selline üks toiming, mis aitab ära märgistada mingisuguse ülemineku punkti inimese elus, kui sul on midagi elus juhtunud, midagi suurt, keegi on sündinud või siis lahkunud või on see uus staatus su elus, on see abielu või lahutus või midagi sellist, millega selle mõttega on vaja tavaliselt aega, et harjuda, et see omaks võtta, et selline protsess, mida see kookonhoolitsus endast kujutab, aitab väga hästi integreerida endasse seda, mis praegu on, mis nüüd muutus. Samamoodi, kui mehed ju saavad isaks, siis nende jaoks on tegelikult üsna sama suur muutus. Võib-olla füüsiliselt vähem, aga vaimsel ja emotsionaalsel tasandil on see nii suur, nii et nemad ka vajavad sellist, kes tunneb, et talle sobiks, siis ka meestele võib seda teha.
issand, kui hea. Ta natuke nagu pähklise mekiga. Chili, oh my god, nii äge. See tuleb alati ja värske koriander on. Kui hea. Ja lillkapsas on krõmps. Aga nii kaua, kui see küpseb edasi, siis me natuke segame vahepeal, valmistame ette siia peale tahiinikastme. See, millega me selle kõik üle kaunistame. Kui hea. Ma tahan seda kodus ka teha nüüd. Kes mõtleb, mis tahiini on, need on jahvatatud seesamiseemned. Seesamiseemne pasta põhimõtteliselt. Jaa, see on hästi kaltsiumirikas ja väga kasulik asi. Vedeldamiseks natuke vett. Sidrunimahlaga teed paaksemaks. Kui kihvt retsept, sest et nüüd ma olen juba maitsnud seda ja siis need paneks võib-olla isegi siit natukene juurde seda. Aga maitse seda. Kas panen veel või? Kuidas see on? Toidukunstnik. Sa oled nii osav. Vaata, kus siin... Lase ainult mind pulti. Valik on panna siia kas taimset hapukoort on ju? Või tahiinikaste. Või siis tahiinikastet. Miks mitte mõlemat? Okei. Sidrunit siis ka või mingit laimi. Laimitükk oli, mis sellega teha? Laimitükk. Natukene pritsida siia peale. Nii, aga vahepeal, Simona, sina said valmis siis meie imelise toidu. Jaa, veel, vahel võib siia peterselli hakkida, aga siis me viskaks siia selle hapukoore hunniku ka peale või? Ja seda panneks oma taldrikus. Kuidas sina teed? Jah, võib-olla tõesti, oota. Ma isegi mõtlen, et meil on, kuna meil on siin ilus see sool olemas, siis miks mitte. Valmis? Okei, toiduga me saime lõpuks ühele poole. Aga jutuga mitte. Jutuga mitte, aga proovime selle ära ka. Kuidas me võime kahvli siit anda hoopiski? Väga hea, aga nüüd meie lükkame kahvlit sisse, hakkame proovima Mehhiko pärast riisi pärast sellist Mehhiko pärast naistehoolitsuse juttu. Vaatame, kuidas see välja tuli. Riis, mis ei ole päriselt riis. No see on täpselt see, mis ma panni pealt ennem sain nii hea. Üks pehme, üllatused ei ole enam. Pehme paprikas jäi praegu hambale. Ma tahan proovida koos tahiiniga. Teine variant, et proovime koos taimse hapukoorega. Mulle meeldib isegi tahiiniga rohkem. Väga hea, me jääme siia sööma. Veetke meeldiv nädal, sellepärast, et meie kohtume taas järgmisel esmaspäeval 20:45 seniks. Ela hästi! Ela hästi!